sünnilugu. Kõik algas pihta siis 9. hommikul. Kui ma olin viinud Miia lasteaeda, siis läksin söögipoodi ja siis tundsin esimesi valusid. Siis mõtlesin, et nüüd on aega küll veel. Ostsin oma ostmised ära ja siis tulin koju. Ja siis tükk aega oli siuke stabiilne 9-8 minutit tuhude vahe. Ja need kestsid kuskil kella 4-ni. Kui ma läksin Miiale lasteaeda järgi, siis mul läksid tuhud juba 6-minutiliste vahede peale. Ja lasteaeda järgi minnes oli suht raske seda varjata, sest need valud olid juba väga tugevad. Aga ma võtsin ennast kokku ja läksin lapsele järgi ja siis tulin kodu poole. Ja siis edasi hakkas kõik nii kiiresti minema. Põhjus, miks Kiku läks lasteaeda järgi oli selles, et ma olin viimast päeva veel isolatsioonis koroona tõttu ja ma ei saanud minna ise lasteaeda järgi. Ja ma küsisin Kiku käest veel, et äkki siis saadame kellegi Miiale järgi, aga Kiku oli, et ei, mul on aeg on veel, ja päris okei on olla ka, et ma lähen siis toon ise Miia ära. Ja siis tuli Miiaga koju. Ega siis palju ei läinudki mööda, et me tegelikult leppisime omavahel kokku, et kui tuhude vahe on 5 minutit või alla 5 minutit, et siis me hakkame Keilast Pelgulinna haigla poole, sünnitusmaja poole sõitma. Ja asjad olid meil kõik pakitud, kõik oli tipp-topp ja siis saabuski see hetk, kui tuli 5 minutit, siis mõtlesime, okei, et meil nüüd aega on rahulikult, lähme siis haiglasse. Natuke veel võib-olla puukame siin. Aga mida me ei osanud ette näha oli see, et 10 minutit hiljem oli tuhude vahe 2 minutit ja siis järgmine tuhude vahe oli 1,5 minutit. Ja siis ma sain aru, et okei, et Keilast Pelgulinna sünnitusmaja me sõidame vähemalt 35 minutit. Et tõenäoliselt läheb hapuks, et võib-olla ei jõua kohale. Et lihtsalt see 5 minuti pealt see langus 1,5 minuti peale oli nii kiire. Ja siis ma valisin 112. Selgitasin hästi lühidalt ära, et mul on siuke tunne, et naine hakkab sünnitama ja et me ise ei jõua haiglasse minna. Ja samal hetkel, kui ma jõudsin selle ära öelda, ma arvan, ma olin 112 selle kõnekeskuse inimesega rääkinud seal võib-olla alla minuti, kui ta juba kiirabi välja saatis. Ja kui me kõne lõpetasime, siis läks veel mingi 2-3-4 minutit mööda, kui kiirabi tegelikult juba oli ukse taga. Pakis Kiku kokku seal 2-3 minutiga. Selleks ajaks oli jõudnud meile lapsehoidja ka ja siis juba kiirabi mehed tulid uksest sisse, ütlesid, et hakkame minema. Ma veel ütlesin, et okei, aga ma pean pissil ära käima. Siis nad ütlesid, et ei, seda me praegu ei saa teha, et äkki hakkab sünnitegevus nagu pihta. Ja siis läksime sinna autosse, mind pandi pikali, pandi mingisuguse turvaveega kinni ja siis nad panid suure kimaga vilkuritega ja siin meil kodutänaval suurtest aukudest mõnusalt hüppega läbi ja siis veel mõõtsid mind seal autos, et mis need tuhude vahed on ja et ega veel tulema ei hakka. Kuna kõik olid mehed ka, siis ilmselgelt oli kiire sinna haiglasse saamisega. Ja siis juba mingi hetk öeldi, et me oleme nüüd Rocca al Mare juures, et me kohe-kohe jõuame. Ja nii kui haiglasse sain, võeti mult kiiresti sealt ma olin selle lamamis voodi peal, võeti kiiresti pikali olles koroonatest ja siis juba viidi sünnitusruumi ja siis mõõdeti, oli kas 8 sentimeetrit oli avatust, Matis hakkas kodust tulema. Ma ei tea, mis see siin... Tegelikult ma hakkasin suht kohe tulema kodust, kui nad kiirabiga ära läksid, et ainuke asi, mis ma pidin tegema, oli see, et ma tõstsin lapsetooli ühest autost teise ja võtsin valmis pakitud kohvrid. Ehk siis ma arvan, et ma hakkasin tõenäoliselt mitte rohkem kui 10 minutit hiljem liikuma. Ja siis sõitsin ka võimalikult lubatud kiiruses. Et mõni võib-olla 5 kilomeetrit, 10 kilomeetrit sõitsin kiiremini, kui lubatud ikkagi tähtis sündmus. Ja siis jõudsin kohale ja kuna mul oli karantiini jäänud veel 5 tundi, siis nad ei tahtnud mind sisse lasta. Ja lõpuks siis
nad küsisid sealt oma siis ülemustelt mingid eriload, et 5 tundi on tõesti jaburalt väike aeg, et tõenäoliselt kui ma olen ilusti 10 päeva isolatsioonis juba olnud, et siis see 5 tundi ette taha nagu väga ei muuda midagi. Ja siis sain nõusoleku, et võin ikkagi sünnitusele kaasa minna, aga selleks hetkeks, kui nad selle vastuse kätte said ja sellega läinud väga kaua, et ma arvan, et seal võib-olla 5-10 minutit läks selle vastuse kätte saamisele, et väga selline abivalmis meeskond oli seal. Kõik töötajad üritasid anda endast maksimumi, et me ikkagi jõuaks sünnitusele. Aga siis tuligi, et meil on sulle 2 uudist, Matis, et esimene uudis on see, et me saame lubada sind naise juurde sünnitusele, aga teine uudis on see, et laps sündis ära juba. Ehk siis selle poole tunni jooksul sündis Maia Clara. Et see kõik läks nii kiiresti, et mul need pressid vist oligi ainult 2 pressi ja oli laps käes. Ja mingi hetk ma helistasin, kui ma olin haiglasse jõudnud, või Matis helistas mulle, et kuidas on, et kas ma käin, ostan veel midagi juua või mitte. Siis ma ütlesin, et ei, et mul on 8 sentimeetrit avatust, et tule kohe. Aga ikka jäi mõni minut puudu. Seega arst veel küsis, kui Maia oli ära sündinud, et kus see mees siis jääb. Ja siis ma ütlesin, et ei ole hull, et ta kohe peaks jõudma. Aga siis ma lõikasin ikkagi ise selle nabanööri katki ja siis juba läks seal protseduurid edasi. Selleks ajaks juba Matis jõudis. Kõik, kes meid aitasid, olid väga tasemel ja abivalmid, et omalt poolt täname siis Häirekeskust, Kiirabi ja kindlasti ka Pelgulinna sünnitusmaja, kellel olid väga lahedad, toredad, sõbralikud töötajad. Et mina küll seal sünnitustooli peal ei olnud, eks ju. Aga see, kuidas Kristjan rääkis, et teda ilusti rahustati ja tundis ennast mugavalt, et sellist tunnet saada ainult head töötajad, kes oma tööd tunnevad ja teevad seda südamega.